Sa oled proovinud mediteerida. Mitu korda. Istusid maha, sulgesid silmad, üritasid mõtetest lahti lasta. Ja midagi juhtus. Mitte seda, mida lubati. Pea ei vaibunud, ärevus ei lahkunud. Sisemine vestlus läks hoopis valjemaks. Sa avasid silmad, vaatasid kella ja mõtlesid. Ilmselt pole meditatsioon lihtsalt minu jaoks. See mõte on vale. Täielikult vale. Kuid see on ka täiesti loogiline, sest sind pandi proovima midagi, mis ei sobinud sinu närvisüsteemi arhitektuuriga. See pole su iseloomu puudus. See pole su vaimu nõrkus. See on bioloogiline reaalsus, millest keegi sulle ei rääkinud. 12. sajandil Pärsia kõrbetes ja Anatooliast Bagdadini ulatuvas teadmiste impeeriumis töötasid sufisseide meistrid välja midagi, mida me täna nimetaksime täpsustatud protokolliks ärevatele närvisüsteemidele. Nad ei nimetanud seda nii. Nad nimetasid seda zikrks, meenutamiseks. Jumala nime meenutamiseks läbi keha, läbi hingamise, läbi rütmilise liikumise. Kuid see, mida nad saavutasid, oli midagi, mida tänapäeva neuroteadus suudab nüüd sõnastada täpsete terminitega. Nad aktiveerisid vaguse närvi. Nad lülitasid sümpaatilise seisundi välja. Nad viisid närvisüsteemi parasümpaatilisele küljele. 7–12 minuti jooksul, stabiilsemalt ja kiiremini, kui vaikne istumismeditatsioon enamikul inimestel suudab teha. Miks keegi sulle sellest ei rääkinud? Miks sulle anti ainult hingamisjälgimine ja mõtete vaatlemine, kui olemas oli midagi palju konkreetsemat? Midagi, mis töötab isegi siis, kui su pea on täis. Seda sa täna teada saad. Ja sa ei lahku siit tundes, et oled ebaõnnestunud mediteerija. Sa lahkud konkreetse tehnikaga, mille toimemehhanism on arusaadav, mille ajalugu ulatub 900 aasta taha ja mille mõju su keha tunneb esimese seansiga. Alustame sellega, mida meditatsioonijuhendid sulle ütlemata jätavad. Kui sa istud maha ja proovid mõtteid vaigistada, siis su keha teeb midagi väga konkreetset. See kontrollib, see küsib. Kas me oleme praegu ohutud? Kas midagi nõuab reageerimist? Kas on oht, mis vajab tähelepanu? See on vana süsteem. Palju vanem kui mõtlemine ise. Ja see süsteem ei peata tööd lihtsalt sellepärast, et otsustasid mediteerida. Paljude inimeste jaoks, eriti nende jaoks, kelle närvisüsteem on kroonilistest stressidest üliaktiivseks reguleeritud, tähendab vaikus suurenenud valvsust, mitte rahu. Mürast puhas ruum ei ole automaatselt turvaline ruum. See on lihtsalt ruum, kus häiresensoorne süsteem töötab ilma igasuguse välist infot varjamata. Vaguse närv, mis on ladinakeelses tähenduses rändur, on pikkim kraniaalnärv inimkehas. See ulatub ajutüvest alla kõri, südame, kopse ja kõhuõõne organiteni. See on parasümpaatilise närvisüsteemi peamine halduskanal. See kanal, mille kaudu keha saab teate, et on ohutu lõõgastuda, seedida, taastuda ja ravida. Vaguse närvil on mõõdetav tonus. Kõrge vagaalne tonus tähendab, et parasümpaatiline süsteem aktiveerub kiiresti ja püsivalt. Madal vagaalne toonus tähendab, et keha jääb kergemini üliaktiivseks ja tuleb sealt raskemini välja. Kroonilise stressi, traumaatilise kogemuse, uneprobleemide ja emotsionaalse kurnatuse juures on madal vagaalne toonus üks kõige levinumaid bioloogilisi tunnuseid. Vaikus üksi ei paranda vagaalset toonust, kuid rütmiline liikumine, konkreetne hingamismuster ja korduvad vokalisatsioonid, mis tekitavad resonantsi rindkeres ja kõris, teevad seda väga efektiivselt.
Sufisseide meistrid ei teadnud terminit vagaalne toonus, kuid nad teadsid, et teatud liigutused, teatud häälitsused ja teatud rütmid viivad inimese kohta, kus ta lõpetab kontrolli, kus ärevus lahtub mitte tahte, vaid keha enda bioloogilise lüliti kaudu. Mis tunded on sul seoses sõnaga mediteerimine? Kas see on midagi, mis tekitab juba enne algust kerget vastuseisu, pinget? Tunnet, et peaksid suutma midagi, mida sa ei suuda? Mõtle sellele hetkeks. Tähendab midagi konkreetset, kui räägime sellest, mis 12. sajandil toimuma hakkas. Mitte abstraktseid vaimseid traditsioone, vaid reaalseid institutsioone, reaalseid inimesi ja reaalseid probleemide lahendamise viise. Sufi liikumised, eriti need, mis kasvasid välja Khorassani ja Anatoolia aladel, täna Iraani ja Türgi territooriumil, seisid silmitsi inimestega, kelle elu oli täidetud töö, perekondlike kohustuste, poliitilise ebastabiilsuse ja ellujäämissurvetega. See ei olnud aeg ega koht, kus sai lihtsalt lõõgastuda. Need olid inimesed, kelle keha oli pidevas valveseisundis. Varased sufi šeihid, meistreid, keda nimetati šeih, mis tähendab vanemat, juhatajat, märkasid, et vaikne kontemplatsioon toimis neist vähestele, kelle elu juba sisaldas piisavalt rahu. Teiste jaoks oli vaja midagi, mis läbis keha, mitte ainult meele. Nii arenesid välja rütmiliste praktikate koolkonnad, mida tunti nimede all mevleevid, kadiirid, nakšpandid. Igaühel oli oma spetsiifiline meetod, kuid kõigil oli ühine põhimõte. Keha peab osalema. Liikumine, hääl, hingamine ja rütm on vahendid, mitte kaunistused. Mevlevi koolkond, mille rajas ruumi vaimne pärand, arendas pöörlemistantsu, mida lääs tunneb terviiside keerlena. Kuid see, mida turistid näevad tänapäevastes etendustes, on vaid välimine kest. Tegelik praktika on hingamissüsteem, rütmiline kordamine ja teadvuse seisundi järk-järguline muutus, mis toimub konkreetsete kehaliste signaalide kaudu. Nakšpandi koolkond töötas vaiksema, kuid sama täpsustatud süsteemiga. Nende vaikne zikr kasutas keha sisemine vibratsioone, süstematiseeritud hingamist ja fookuse punkte kehas, et jõuda sellesse kohan, kus ärevus muutub kõigepealt teadlikuks ja seejärel lahtub. Kadiri koolkond kasutas valjemaid vokalisatsioone ja rütmilist kerekõikumist, mida nimetatakse hadra. Rütmiline keha edasi-tagasi liigutamine koos koordineeritud hingamise ja kordamise tsükliga. Kas märkad midagi ühist? Liikumine, rütm, kordamine, hääl. Kõik need on keha signaalid vaguse närvile. Kõik need ütlevad närvisüsteemile, me pole ohus. Saame liikuda parasümpaatilisele poolele. 900 aastat enne seda, kui neuroteadlased suutsid seda sõnastada. Nüüd räägime sellest, mida teadus on viimase 25 aasta jooksul avastanud ja miks see muudab kogu arusaama meditatsioonist ja ärevusest. 2002 aasta paiku hakkas Pittsburghi ülikoolis töötav neuroteadlane Stephen Porges sõnastama oma polüvagaalset teooriat, mis on ladina ja kreekakeelne termin, mis tähendab mitmest vagusest. Täpsemalt mitme vaguse närviharu teooriat. See teooria selgitab, miks inimesed reageerivad ohule 3 erineval viisil. Liikumisega ohu eest, võitlemisega ohu vastu või täieliku külmumisega. Kuid teooria kõige olulisem osa meditatsiooniga tegelevate inimeste jaoks on see, mida Porges nimetas ventraalseks vagaalseks seisundiks. See on seisund, kus parasümpaatiline süsteem on aktiivne ja inimene on samaaegselt rahulik ja seotud maailmaga. Mitte uimane, mitte dissotseerunud, rahulik ja kohal. See on see seisund, mida kõik meditatsiooni lubavad manuaalid kirjeldavad. Ja Porgese töö selgitas esimest korda,
Miks paljud inimesed sinna ei jõua lihtsalt istudes ja hingamist jälgides? Vaiksed, staatilised meditatsioonitehnikad nõuavad, et inimene on juba piisavalt reguleeritud seisundis, et alustada. Kui su närvisüsteem on krooniliselt kõrgendatud valveseisundis, siis vaikus ei reguleeri sind. See võib isegi sümpaatilist aktivatsiooni suurendada, sest äkiline erutuste puudumine annab agressiivse valvesüsteemile suurema juurdepääsu. Rütmiline liikumine töötab teistmoodi. See on keha primitiivsem ja sügavamas kihis asetsev regulatsioonisüsteem. Imikuid rahustatakse kõigutamisega. See on evolutsiooniline mehhanism, mitte lihtsalt harjumus. Rütmiline liikumine aktiveerib vagaalse toonuse ülalt alla, mitte ainult all üles. Ja siin tuleb sisse teine teaduslik kontsept, mida nimetan resonantsageduseks. Inimese südame ja hingamissüsteemi vahel on resonantsagedus, mis asub ligikaudu 5–6 hingamistsükli juures minutis, mis on palju aeglasem kui meie tavaline rahuoleku hingamine, mis on keskmiselt 12–16 korda minutis. Kui inimene hingab selles resonantsageduses, suureneb südame löögisageduse varieeruvus dramaatiliselt, mis on üks parimaid vagaalse toonuse mõõdikuid. Mis on selle resonantsageduse loomulik rütm? Ligikaudu 10–12 sekundit ühe täishingamise kohta. Ja sufi zikri praktikad, eriti need, millel on vokalisatsioon, töötavad loomulikult selles rütmivahemikus. 1000 aasta vanune praktika sobitub täpselt 20. sajandi teise poole neuroteaduse avastustega. Kas see on kokkusattumus? Või teadsid inimesed lihtsalt oma kehasid paremini, kui me eeldame? Nüüd räägime sellest, mida enamik meditatsioonikursusi ei maini, sest see on ebamugav. Ja ebamugavad asjad müüvad halvemini. Klassikaline hingamismeditatsioon, kus sa jälgid oma hingeõhku, töötab teatud tüüpi närvisüsteemide jaoks väga hästi. Need on inimesed, kelle keha on piisavalt reguleeritud, et vaikus tunneks ohutu ja liikumatu olemine tunneks turvaline. Need inimesed saavad meditatsioonist kiiresti kasu ja nende kogemused kõlavad veenvalt. Kuid teine suur grupp inimesi on need, kelle närvid on läbinud pikaajalise stressikoormuse, traumaatilised sündmused, kroonilise unepuuduse, söömishäirete perioode, emotsionaalse kurnatuse, lapsepõlve ebakindluse, terekonnatrauma, töö või suhte kaotuse, pikaajalist ärevust ilma selge põhjuseta. Nende inimeste jaoks on klassikaline meditatsioon sageli kontraproduktiivsem. Mitte sellepärast, et nad oleksid halvad mediteerijad, vaid sellepärast, et nende närvisüsteem on õppinud, et vaikuse moment on potentsiaalselt ohtlik hetk. Valvesisund on turvastrateegia, mitte pahe. Selle lisaks on olemas midagi, mida traumaterapeudid tunnevad hästi. Dysreguleeritud seisundis inimesele korraldus ole praegu kohal on võimalik ainult siis, kui kehal on juhtida tähelepanu millelegi, mis ankureerib kohaloleku. Mitte abstraktsele praegusele hetkele, vaid konkreetsele kehaaistingule, konkreetsele rütmile, konkreetsele liigutusele. Miks siis kõik meditatsiooniõpetajad sellest ei räägi? Osa neist ei tea. Osa neist on ise reguleeritud tüüpi, kelle kogemus ei anna ülevaadet teist tüüpi inimeste kogemusest. Ja osa teab, kuid massikursusel on keerulisem individuaalset bioloogilist erinevust arvestada. Sufisseide meistrid ei saanud endale lubada ühe suurust kõigile lähenemist. Nad töötasid reaalsete inimestega, kelle elu oli raske, kelle keha oli stressis ja kelle meditatsioonivõimekus ei olnud eelnevalt optimeeritud. Nad pidid leidma midagi, mis toimib ka siis, kui inimene ei ole juba rahulik. Nii leidud nad zikri. Ja see töötab ka siis, kui sa pole rahulik. Eriti siis, kui sa pole rahulik. Millal viimati tundsid oma kehas seda hetke, kui ärevus äkitselt lahtus? Mitte sellepärast, et sa otsustasid seda, vaid lihtsalt, sest keha lülitus ümber. Mis juhtus selleks, et see nii läks? Nüüd räägime mehhanismist. Mitte metafoorist,
vaid täpsest protsessist. Zikr, mis araabiakeelses tähenduses on meenutamine, on oma põhivormis rütmiline sõna või fraasi kordamine koos kehaga. Kuid see kirjeldus on nii üldine, et ei anna midagi. Lubame olla täpsemad. Vaguse närvil on 2 peamist haru. Sümpaatilise aktivatsiooni ajal domineerib dorsaalne ehk selgmise haru, mis vastutab kaitseseisundite eest. Parasümpaatilise seisundi, eeldige selle ventraalse ehk kõhuseina haru aktiveerimine, toob kaasa südame löögisageduse aeglustumise, hingamise süvenemise, lihaste lõdvestumise ja kõige tähtsama, mis on tunne, et on ohutu olla kohal. Ventraalne vagaalne seisund aktiveerub kiiremini ja stabiilsemalt läbi 3 kanali. Esimene kanal on rütmiline liikumine keskmises tempos, 10–25 liigutust minutis. Teine kanal on vokalisatsioon, eriti pikk väljahingamine koos häälega. Nii laul, nina allkõri resonants kui ka vaikne sisemine heli. Kolmas kanal on sotsiaalne seotus, mis tähendab koos teiste inimestega rütmis olemine, kuid ka lihtsalt turvase keskkonna füüsiline tunnetus. Klassikaline zikr ühendab kõik 3 kanalit. Rütmiline keha liigutamine, tavaliselt õrn edasi-tagasi kõikumine või pea ja kehatüve koordineeritud liigutamine. Pikk välja hingatav häälitsus, huu või la ilaha illallah, mis on araabiakeelses tähenduses pole muud jumalat peale Jumala, kuid mis bioloogilises mõttes on pikk vokaalrikas väljahingamine, mis tekitab rindkeres vibratsiooni. Ja see kõik toimub grupi sees või vähemalt struktureeritud rütmi sees. Väljahingamise pikkus on kriitiline detail. Sümpaatiline süsteem on sissehingamisega seotud, parasümpaatiline aga väljahingamisega. Kui väljahingamine on pikem kui sissehingamine, annab keha endale füsioloogilise signaali. Oht on möödas, võib lõdvestada. 12 minuti jooksul, kus iga tsükkel sisaldab sellist pikemat väljahingamist koos vokalisatsiooni ja rütmilise liigutusega, muudab keha oma operatsioonirežiimi. Seda ei saa tahta. Seda ei saa otsustada. Seda saab ainult algatada, andes kehale õiged sisendid. Ja just see on see, mida sufisseide meistrid mõistsid 900 aastat tagasi. Mitte abstraktset vaimset tõde, vaid konkreetset bioloogilist teekonda, mida nad nimetasid Jumala meenutamiseks, kuid mis kaardistub täna täpselt vagaalse regulatsiooni neuroanatoomiale. On midagi, millest vaimsed traditsioonid väga harva räägivad. Täpsemalt, midagi, mida need traditsioonid hoidsid küllaltki salajasena, andes tavainimestele lihtsustatud versiooni ja reserveerides tegeliku mehhanismi neile, kes olid piisavalt kaua praktiseerinud, et seda ohutult kasutada. Sufi koolkondades oli selge hierarhia selle vahel, mida anti algajatele ja mida jagati seespoolt lähedaste õpilastega. Algajatele anti grupipraktika, rütm, kordamine, liikumine. See oli juba väga efektiivne ja muutis inimesi. Kuid sisepraktikas, nende jaoks, kes olid koos meisterire aastaid töötanud, oli midagi lisaks. See oli teadmus sellest, kuidas suunata praktikas tekkivat seisundit, mitte ainult siseneda sellesse. Kuidas kasutada seda hetkelist vagaalset lahtumist konkreetsete mustrite ümberprogrammeerimiseks. Tänapäeva neuroteadus kutsub seda mõnikord mälu kindlustamise akna haavatavuseks. Kui keha on kõrgenenud neuroplastsuse seisundis, mis toimub muu hulgas sügava lõõgastuse järel, on harjumuspärased reaktsioonimustrid ajutiselt lahtisemad. Uued seosed loovad end kergemini. Sufi meistrid teadsid seda praktiliselt. Seetõttu ei lõpetanud zikr praktika lihtsalt lõõgastusega. Selle meenutamine, mille poole praktika liikus, oli enese meenutamine. Mitte oma sotsiaalsest rollist, vaid millestki sügavamast, mida nad nimetasid
fana seisundiks, araabiakeelses tähenduses sulandumine või kadumine. Ja milleks oli kogemus sellest, et sina kui eraldiseisev ärevuse kogeja ei ole sinu sügavaim identiteet. See ei ole müstiline väide. See on täiesti konkreetne kogemus, mida neuroteadlased mõõdavad täna enesereferentsiaalse ajuvõrgustiku aktiivsuse vähenemisena. Defaulti võrgustiku aktiivsus, mis vastutab eneseviitavate mõtete eest, sealhulgas ärevuse, mure ja sotsiaalse hinnangute voo eest, väheneb nii iseloomulikult sufi praktikas kui ka teistes kehapõhistes meditatsioonivormides. Aga siin on see, mida tavaliselt ei räägita. Selleks, et jõuda sinna, kus enesereferentsiaalne võrgustik vaibub, peab keha olema esmalt piisavalt lahti, et meele isekaitsemehhanismid vabaneksid. Ja just selle teeb zikr, enne kui midagi muud tehakse. See on järjekord. Keha esmalt. Meel järgneb. Mitte vastupidi. Miks see järjekord on oluline just sulle? Mida sa oled seni teinud vastupidises järjestuses? Üritades mõtte kaudu jõuda kehalise rahusse. Räägime sellest, kuidas see praktikas välja näeb. Mitte abstraktselt, vaid täpselt. Zikri põhivorm, mida täna kirjeldame, on Naqshbandi koolkonna niinimetatud vaikne zikr, mis sobib iseseisvaks kasutamiseks. See ei nõua gruppi, muusikat, spetsiaalseid riideid ega sissejuhatust. See nõuab ainult aega 7–12 minuti jooksul, ruumi, kus saad liikuda ja valmisolekut lasta kehal juhtida. Ja veel üks asi. See nõuab, et sa lõpetaksid mõttega, et mediteerimine tähendab liikumatust ja vaikust. See eeldus on vale, vähemalt sinu tüüpi närvisüsteemi jaoks. Siin on põhimuster, mida sufisseide koolkonnad selle praktika algtasandil kasutasid. Istu või seisa. Seismist soovitatakse sageli ärevate inimeste puhul, sest kehal on rohkem võimalusi liikuda vastavalt oma vajadusele. Jalad on õlgade laiuselt, põlved kergelt paindunud, käed lõdvalt kehaga paralleelselt. Alusta õrna edasi-tagasi kõikumisega, mitte juhitud kõikumisega. Luba kehal leida oma loomuliku rütmi. See võib võtta mõni minut. Paljudel inimestel on alguses tunne, et nad ei tee seda õigesti. See tunne on osa praktikast. Keha teab, kuidas kõikuda. Su aju lihtsalt proovis seda takistada. Kui rütm on leitud, lisa hingamine. Sisse hingamine läbi nina, arv 3–4 sekundit. Välja hingamine suu kaudu, arv 5–8 sekundit. Oluliselt pikem. Välja hingamise ajal luba kerge heli tekkida. Mitte laul, mitte sõna. Lihtsalt pikk või resonants. Keha ise leiab heli, kui sa talle lubad. 5–7 minutil toimub midagi, mida inimesed kirjeldavad väga sarnaselt. Ärevus ei kao järsku, see muutub liikuvaks. Nagu midagi, mis oli seisev, hakkab voolama. Mõned inimesed kogevad kerget soojust rinnas. Mõned kerget pisaravalmidust, mis pole kurbus, vaid pigem kergendus. Mõned lihtsalt sügavat väsimust. Mitte negatiivset, vaid seda, et keha lubab lõpuks maha tulla. See on see hetk, see on vakaalne lüliti. Ja siin on oluline. Ära ürita seda kontrollida. Ära ürita analüüsida, mis toimub. Lase kehal teha seda, mida ta teab. 12 minutile võid lisada konkreetse fraasi vaikse sisemise kordamise. Algajatele sobib oma emakeelle lause "ma olen turvaline" või "ma olen kohal", kooskõlastades välja hingamisega. Mitte mantra, mitte afirmatsioon, vaid ankur. Miski, mis annab meelele koha, kuhu naasta siis, kui ta eksib. Praktika on lõppenud, kui keha tahab peatuda.
Mitte siis, kui kell ütleb. See võib olla 7 minuti pärast, see võib olla 15 minuti pärast. Usaldage keha ajakava rohkem kui kella ajakava. Kas sa katsud seda täna? Mitte lähiajal. Täna. Nüüd räägime millestki, millest vaimsed õpetajad ei räägi, kuna see ei sobi narratiiviga, et inimene on ise vastutav kõige eest, mis temaga toimub. Sinu keha ei ole tühi leht. Sinu närvid ei alustanud oma elu neutraalses seisundis. Epigeneetika on teadus, mis uurib, kuidas geenide ekspressioon muutub kogemuse kaudu. Ilma, et deotsiribonuklehappe, lühendatult desoksüribonukleiinhappe, järjestus ise muutuks. Varasemad uuringud, eriti Racheli ülikooli neuroteadlase Rachel Yehuda töö traumaga elanike järeltulijatega, on näidanud selget bioloogilist mehhanismi, mille kaudu traumaatiline kogemus muudab hormoonide regulatsioonisüsteemi järgmises põlvkonnas. Sinu ärevus ei pruugi olla ainult sinu elusündmuste tulemus. See võib osaliselt olla bioloogiline pärand, programm, mis kirjutati sisse enne su sündi. See ei tähenda, et sa oled selle vang. See tähendab, et sul on rohkem kaastunnet väärt, kui sa endale sageli annad. Kui sinu ema või isa, vanaema või vanaisa elasid läbi suuri traumasid, majanduslikku hädaolukorda, sõda, põgenemist, vangistust, perekondlikku vägivalla, siis nende füsioloogiline reaktsioon nendele sündmustele jättis jälje mitte ainult nende kehasse, vaid ka rakkudesse, millest sa pärit oled. Sufi šeikhid ei kasutanud sõna epigeneetika. Kuid nad rääkisid sageli sellest, et inimene kannab koos oma olemusega kaasas mineviku raskust, eeldades, et see raskus ei ole ainult isiklik, vaid kollektiivne ja pärilik. Zikri traditsiooniline koolkond arvas, et regulaarne praktika töötab mitte ainult praeguse seisundi muutmisel, vaid ka sügavamate programmide lahutamisel. Tänapäeva terapeudid, kes töötavad kehapõhiste lähenemisviisidega, ütlevad sisuliselt sama asja teiste sõnadega. Selle teave ei ole selleks, et anda sulle uus probleem mõelda. See on selleks, et sa lõpetaksid mõttega, et sinu ärevus on puudus. See on informatsioon. See on keha kommunikatsioon. Mis tunne oleks, kui sa suhtuksid oma ärevusse kui vana bioloogilise tarkuse endisesse kommunikatsioonivormis? Mitte kui millegi katkisena sinu sees. Nüüd räägime sellest, mida on püütud varjata, unustada ja asendada millegagi, mis töötab vähem. Keskaegse islami impeeriumi kõrgajal, 8. kuni 13. sajandini, oli sufism mitte marginaalne müstika, vaid põhiosa sellest, kuidas ühiskond töötas. Haiglatesse, koolidesse, karavanseraid kogu Pärsiast Anatooliasse olid integreeritud sufi šeikhid, kes olid samaaegselt psühholoogid, ühiskondlikud töötajad ja vaimsed juhid. Nende teadmine oli praktiline ja testitud põlvkondade jooksul. See ei olnud akadeemiline teadmine. See oli kliiniline teadmine, kogunenud kogemustest 1000 ja 1000 inimesega, kes tulid nende juurde kannatuse, ärevuse, kaotuse ja haavatavusega. Kolonisatsiooniperioodil, eriti 18. sajandist kuni 20. sajandi alguseni, süstematiseeriti suur osa selle teadmistest ümber kui mitteteaduslik ja primitiivne, asendades selle lääneliku meditsiinilise paradigmaga, mis välistas keha hingamisliikumise süsteemid teraapiana. See ei olnud kaugeltki neutraalne protsess. Traditsioonilisi tervendajaid marginaliseeriti. Nende praktikaid nimetati ebauskumiseks ja sufi institutsioonid suleti paljudes riikides legaalse seadusega. Kuid teave ei kao. See läheb maa alla. See elab edasi inimestelt inimestele edasiandmiste, peretraditsioonide ja neile, kes otsivad piisavalt sügavalt.
Täna on selle teadmise taastamine mitmete suundade kaudu käimas samaaegselt. Ühelt poolt neuroteadus, mis avastab sõltumatult mehhanismid, mis selgitavad, miks need praktikad töötasid. Teiselt poolt kehapõhised teraapiavormid, mille hulgas on somaatiline kogemine ja sensoorne motoorne psühhoteraapia, mis rakendavad samasugust lähenemist traumaga inimestele. Ja kolmandalt poolt mõned traditsioonilistest kogukondasid pärit inimesed, kes toovad oma teadmised kaasaegsele keelele. See konvergents ei ole juhuslik. See on märk sellest, et see teadmine on tõene, sõltumatu sellest, millises kultuurilises koodis seda hoitakse. Mis su sees hakkab liikuma, kui tead, et see, mida vajasid, on alati olemas olnud, ainult et see anti sulle vale kujul. Täna räägime sellest, mida ei tohi teha ja miks see on sama oluline kui see, mida teha. Esimene viga. Praktika tegemine intensiivsuse eesmärgiga. Zikr ei ole pingutus. See ei ole sooritamine. Kõige suurem viga on see, et inimesed proovivad mediteerida õigesti, seades endale mõttetu standardi, millele vastata. Kui hakkad mõtlema, kas ma teen seda õigesti, oled juba väljunud praktikast. Lihtne test. Kas keha on juhtimas või meel? Teine viga. Liiga lühike praktika. Vagaalse seisundi muutus ei toimu 2 minuti jooksul. Minimaalne efektiivne doos on 7 minutit ja see on alumine piir tervetel inimestel, kelle närvid ei ole krooniliselt kõrgendatud seisundis. Ärevushäiretega inimestel võib olla vaja 10–15 minutit, enne kui ümberreguleerimine algab. Kannatlikkus ei ole voorus. See on bioloogiline nõue. Kolmas viga. Praktika tegemine aktiivse kriisi ajal. Zikr on preventatiivne ja regulatiivne tööriist. See ei ole kriisivastus. Kui ärevus on juba täismahus paanikana kohal, vajab keha esmalt turvalist keskkonda, kontakti teise inimesega või lihtsalt kõndimist. Kriisi ajal ei hakka zikr tööle, sest keha on juba liiga aktiveerunud, et reageerida rütmisignaalidele. 4. viga. Praktika seostumine ainult vaimse hetke eesmärgiga. Zikr töötab kõige paremini, kui seda tehakse regulaarselt, mitte ainult siis, kui on halb olla. Igapäevane 7–12 minutiline praktika, isegi siis, kui sa ennast üldiselt hästi tunned, loob põhitoonuse, mis tähendab, et kriisimomendil on kehal lihtsam lülituda, sest see tee on juba tuttav. 5. viga. Eeldamine, et ei tunne midagi, tähendab, et see ei tööta. Esimestel seanssidel ei pruugi midagi dramaatilist juhtuda. Keha on ettevaatlik. See testib, kas uus seisund on ohutu. Mõne inimese puhul on esimene selge kergenemine alles 5–7 sessioonil. See on normaalne. 6. viga. Praktika katkemine esimese hea perioodi järel. Kõige levinuim muster on, et inimene praktiseerib 6 aega, tunneb olulist paranemist, lõpetab praktika ja leiab end 3 kuu pärast samast kohast tagasi. Vagaalne toonus on nagu lihastoonus. See vajab regulaarset treenimist, et püsida. Mis mustreid märkad siin oma seniste katsete kohta? Milline neist vigadest on olnud kõige sagedasem? Nüüd teeme selle koos. Järgmine 7–10 minutit on sinu praktika. Otsi koht, kus saad seista või istuda ilma häirimata. Sul pole vaja midagi muud. Sul pole vaja rahulikku meelt. Sul pole vaja valmis olla. Sa võid olla täpselt sellises seisundis, milles sa praegu oled. Seis jalad õlgade laiuselt. Kui seismine on ebamugav, istu toolil nii, et selg ei puutu tooli seljatoele. Jalad on maas. Lase käed lõdvalt kehaga paralleelselt langeda. Sulge silmad või mitte täiesti. Lase pilgul puhata allpool
kuni näed põrandat häguselt. Nüüd tee see. Lase kehal leida väike, peaaegu nähtamatu õrn liigutus. Edasi-tagasi. Külg külje kõrvale. Midagi keskmist. Ära otsi õiget liigutust. Lase oma keha ise leida see. See võib võtta 30 sekundit kuni 2 minutit. Pea kannatlik. Liigutus leiab ennast. Kui liigutus on olemas, lisa hingamine. Sisse hingamine nina kaudu 4 sekundit, välja hingamine suu kaudu 6 kuni 8 sekundit. Välja hingamine oluliselt pikem. Lase välja hingamisel tekkida heli. Midagi nagu pikk huu või või lihtsalt pikk, vaikne ükskõik, mis keha tahab öelda. Ole nii 5 minutit. Lihtsalt liikudes, lihtsalt hingates, lihtsalt heli tehes. 5. minutil lisa sisse seespool vaikne korduv sõna. Mis iganes sõna annab turvatunde. Oma nime, sõna kodu, sõna rahu. Isegi mõte, ma olen siin. Korda seda vaikses ritmus väljahingamisega sünkroniseerituna. Lase kehal teada anda, millal ta on valmis lõpetama. Ära sunni. Lihtsalt jätka, kuni keha ütleb, piisab. Kui praktika on lõppenud, istu mõni hetk. Pane tähele, mis on muutunud. Ei tarvitse midagi dramaatilist olla. Mõnikord on see ainult see, et hingamine on veidi sügavam. Mõnikord, et õlad on langenud. Mõnikord ei ole midagi märgata, kuid keha teab. See on zikr. Selles lihtsuses. Selles täpsuses. Sufisseide traditsioon räägib mõistest, mida on raske ühe sõnaga tõlkida. Araade-keelne sõna fana tähendab lahtumist, kadumist, vabanemist eraldiseisvast minast. Mitte surmana, vaid laienemine. Tunne, et sina, kes sa kogu aeg kannad ärevust, kaitsetest ja enesekaitsemehhanismidest, ei ole sinu sügavaim identiteet. Tänapäeva neuroteadus mõõdab seda ingliskeelse fraasiga default mode network deactivation, mis tähendab vaikimisi režiimi võrgustiku deaktiveerumine. Kui see võrgustik vaibub, vaibuvad koos sellega ka sisemised narratiivid, enesekriitika, mure, sotsiaalsete hinnangute voog ja see lakkamatu sisemine vestlus, mis peab ikka ja jälle vaatama, kas sa oled piisavalt hea. Millal olid sa viimati ilma selle hääleta? Lapsena. Mängimise kõige sügavamas hetkes oli see hääl vaikne. Looduses liikudes, kus keha on kohal ja meel järgib, on see hääl mõnikord vaikne. Muusika sees, tantsus, intensiivses füüsilises tegevuses, kus keha on täielikult kohal, on see hääl vaikne. Kõik need hetked on ühist vagaalse seisundi aktivatsiooni. Kõik need on kehad, kes ütlevad meelele, nüüd saab lakata kontrollimisest. Zikr on metoodika, et seda seisundit kutsuda teadlikult, ilma et oleks vaja loodusmatka, tantsupidu või lapsepõlve naivitee tagasi. Teadlikult tähendab praktika kaudu, mis on küll lihtne, kuid mille puhul tead, miks see toimib. Inimene, kes praktiseerib regulaarselt, ei muutu selliseks, kellel ärevust pole. Ta muutub selliseks, kelle kehal on juurdepääs lülitile, mis viib ärevuse aktivatsioonist tasakaalu seisundisse. Mitte üks kord. Iga kord, kui vaja on. See on muutus, mida kõik meditatsioonikursused lubavad. Enamik neist ei anna teed sinna jõudmiseks, mis töötab ka ärevate kehadega. Sufisseide meistrid andsid selle tee. Tänapäeva neuroteadus selgitab nüüd, miks see töötab. Küsimus ei ole enam, kas see töötab. Küsimus on, millal sa alustad. Me oleme teinud läbi midagi, mida enamik meditatsioonikursusi ei tee. Rääkisime kehast ausalt. Rääkisime sellest,
miks sinul ei tööta see, mis töötab teistel. Rääkisime konkreetsest alternatiivist ja sellest, mis toimub su närvides, kui sa seda kasutad. Sa pole ebaõnnestunud mediteerija. Sa olid lihtsalt vale meetodiga vale keha jaoks. Zikr on meetod, mis töötab eriti hästi ärevate, krooniliste stressidest laetud traumataustaga või lihtsalt pika stressiperioodiga läbi käinud inimestele. See töötab sellepärast, et see kohtub kehaga seal, kus see on, mitte seal, kus õpik ütleb, et see peaks olema. 900 aastat tagasi koostasid sufisseide meistrid selle meetodi ilma neuroteaduseta. Nüüd on neuroteadus jõudnud neile järele. Sina saad alustada täna, 7 minutiga, ilma erilise kohata, ilma erilise seisundita. Lase kehal kõikuda, hinga pikalt välja, lisa heli, korda. See on kõik. See on zikr. Ja see on algus sellest, et sind ei reguleeri enam ärevus, vaid sina reguleerid oma keha. Kirjuta kommentaaridesse üks asi, mis sinu sees tänase vaatamise ajal liikus. Ei ole vaja kirjeldada seda keeruliselt. Üks sõna, üks tunne, üks küsimus. Innait, mis pole sõnadesse pandud, kaob tunni jooksul. Pane see siia kirja. Keha teab teed. Sa oled lihtsalt tagasi teel. On olemas mõiste, mida kasutavad kehaterapeudid ja mis kirjeldab täpselt seda, mida paljud inimesed tunnevad, kui neil soovitatakse lihtsalt mediteerida. Selle mõiste ingliskeelne nimi on window of tolerance. Eesti keeles taluvuse aken. See on vahemik, milles inimese närvid suudavad töödelda kogemusi ilma üle ega ala aktiveerumata. Mõned inimesed elavad suures osas oma päevadest selles aknas. Nende süsteem on piisavalt paindlik, et liikuda pingete ja rahuperioodide vahel. Neile töötab klassikaline meditatsioon hästi, sest nad sisenevad praktikasse juba piisavalt stabiilses kohas. Kuid teised inimesed, need, kelle keha kannab pikaaegset stressi, läbipõlemist, lapsepõlvest pärit ebakindlust või nende kombinatsiooni, elavad sageli oma taluvuse akna servadel. Mõnikord on nad üleaktiveeritud, ärevus, kiired mõtted, keha pinge, südame kiire löögisagedus. Mõnikord on nad alaaktiveeritud, tuimus, kurnatus, motivatsiooni puudumine, emotsionaalne kaugus. Mõlemad seisundid on kaitsemehhanismid, mitte nõrkus, mitte iseloomuomadus. Kaitse. Ja siin on see, mida klassikaline meditatsiooniõppe enamasti ei arvesta. Kui inimene on väljaspool oma taluvuse akent, siis ole praegu juhised ei aita. Mõnikord teevad need asja halvemaks, sest keha tõlgendab kontrollitud vaikuse nõuet veel ühe stressorina, millele vastata. Zikr toimib erinevalt, sest see ei nõua inimeselt, et ta oleks esmalt reguleeritud. See on regulatsiooni vahend ise. See laiendab taluvuse akent, mitte ei eelda, et see on juba lai. Rütmiline liikumine annab kehale sensoorset sisendit, mis ankureerib praegusesse hetke ilma analüütilise mõtlemiseta. Pikk väljahingamine aktiveerib parasümpaatilise haru füsioloogiliselt. Kordamine vähendab kognitiivset koormust, andes meelele midagi lihtsat, millele toetuda. Ja vokalisatsioon loob vibratsiooni rindkeres, kus vaguse närvikiud on tihedaimas kontaktis siseorganitega. Need 4 elementi koos liigutavad keha taluvuse akna keskmesse. Mitte läbi otsuse, vaid läbi bioloogilise mehhanismi. Ja see on täpselt see, mida sufisseide šeikhid täheldas. Pärast zikri praktika algushetki muutus inimene kohaloleku suutlikumaks. Mitte sellepärast, et ta pingutus, vaid sellepärast, et tema keha lõpetas pingutuse. Millal viimati tundsid, et keha lõpetas pingutuse päriselt?
Mitte ainult väsimuse tõttu, vaid päriselt, ise, ilma et sa seda oleksid pidanud sundima. Räägime nüüd sellest, mida väga harva mainitakse, kui arutatakse meditatsiooni ja vaimset arengut. Räägime mälust. Täpsemalt sellest, kuidas keha mälu töötab ja miks see on sinu praktika jaoks olulisem kui kõik tehnikad kokku. Teadlased, eriti kehapõhiste teraapiavormidega tegelejad, on kirjeldanud fenomeni, mida nimetatakse protseduraalse mälu kinnistumiseks. See tähendab, et keha meelde jätab lihastoonuse mustrid, hingamismustrid ja reaktsioonimustrid täpselt samamoodi, kui see meelde jätab, kuidas jalgrattaga sõita. Ilma sõnade, ilma piltideta. Kui inimene on pikaajalises stressis elanud, siis tema keha on kinnistanud stressipostuuri. Tõstetud õlad, madal kiire hingamine, pingul lõualuu, aktiivne skaneerimisrefleks silmades. Keha teeb seda automaatselt, sest ta on seda nii palju teinud, et see on muutunud vaikerežiimiks. Üks meditatsiooniseanss, isegi hea, ei kirjuta selle üle. 10 sessiooni ei kirjuta selle üle. Kuid regulaarne kehalise regulatsiooni praktika teatud ajavahemiku jooksul, tavaliselt 8–12 nädala jooksul, hakkab looma uut protseduraalset mälu. Keha hakkab meelde jätama, milline tunne on teistmoodi olla. See on neuroplastsuse põhimõte. Rakud, mis tulevad tule koos, loovad püsivamad ühendused. Iga sikrisessioon, kus keha liigub regulatsioonist läbi ja välja, on üks kord, kui see tee läbitakse. Iga kord, kui see tee läbitakse, muutub see veidi laiemaks, veidi kiiremini ligipääsetavaks. Sufisseide traditsiooni võimsus polnud ainult üksikutes harjutustes. See oli nende arusaamises, et praktika peab olema pidev, mitte herooiline, mitte intensiivne, pidev, igapäevane, ilma dramatismita, ilma suure vaevata, nagu hambapesu, kuid keha jaoks. See on tegelik saladus, mida sufi šeihid jagasid oma õpilastega. Mitte keeruline tehnika, vaid järjepidevus. Mis saaks muutuda sinu elus, kui sa teeksid igal hommikul 7–10 minutit seda, mida täna proovid, ilma et ootaksid millegi kiiret juhtumist? On üks aspekt sufi traditsioonist, millest lääne maailm on palju rääkinud, kuid vähe mõistnud. See on sõna tawakkul. Araabiakeelses tähenduses usaldus, loovutamine, toetamine kõrgemale korrale. Enamasti tõlgitakse see religioosseks passiivsuseks. Lase Jumalal hoolitseda. Kuid see tõlgendus kaotab midagi olulist. Sufisseide traditsioonides, eriti Rumi ja tema kaasaegsete kirjutistes, oli tawakkul midagi palju psühholoogilisemat. See oli praktiline otsus lõpetada koormuse kandmine üksi. Mitte passiivsus, vaid teadlik seisund, kus inimene ei pinguta enam selle vastu, mida ta ei suuda kontrollida. Tänapäeva psühholoogia nimetab sarnast seisundit aktsepteerimiseks. Ja see on ühe kõige efektiivsema teraapia suuna. Aktsepteerimis- ja pühendumusteraapia, ehk tänapäeval lühendiga ABT tuntud meetodi põhielement. ABT lähenemisviis ütleb, et ärevusest ei vabane see, kes ärevuse vastu võitleb, vaid see, kes lõpetab ärevuse olemasolu vastu võitlemise. Tsikri praktika ei ole mõeldud ärevuse eemaldamiseks. See on mõeldud suhte muutmiseks ärevusega. Ärevus võib olla kohal, rütm on kohal, keha liigub, heli on kohal. Ärevus ei kao, kuid see kaotab eksklusiivse kontrolli ja rolli. Sufi meistrid ütlesid seda erinevate sõnadega, kuid mõte oli sama. Inimene, kes lõpetab sisemise sõja, ei muutu nõrgaks. Ta muutub teistsuguseks lahinguväljaks. Sõda ei lõpe, kuid tema suhtumine sellesse muutub. Ta saab vaatajaks,
mitte ainult sõduriks. Neuroteaduslikult on see täpselt see, mis toimub, kui enesekeskne võrgustik vaibub. Inimene ei kao. Ärevus ei kao. Kuid mina, kes ärevust kannab ja kannatuse käes on, muutub vähem kompaktseks, vähem absoluutseks, vähem ainsaks tõeks. See ei ole müstika. See on mõõdetav muutus aju funktsioonimises. Ja zikr on üks konkreetsemaid teid sinna. Nüüd räägime mõnest asjast, mida inimesed küsivad, kui kuulevad esimest korda zikrist. Ja sellest, miks see töötab ärevate inimeste jaoks paremini kui vaikne meditatsioon. Esimene küsimus on see, et kas zikr on ainult religioosne praktika ja kas mitteusuline inimene saab seda kasutada. Vastus on, et zikri mehhanism ei küsi sinu usulist veendumust. Vaguse närv ei reageeri religioonile, vaid rütmile, väljahingamisele ja vokalisatsioonile. Rütmiline liikumine koos pika väljahingamise ja keha vibratsiooniga töötab sõltumata sellest, milliseid sõnu sa seejuures ütled või mõtled. Araabiakeelne fraas on üks võimalik ankur. Eestikeelne sõna on teine võimalik, ankur. Konkreetne heli ilma sõnadeta on kolmas. Mehhanism on sama. Teine küsimus on see, et kas pole oht ennast ära kaotada rütmis. See küsimus tuleb sageli inimestelt, kes on harjunud, et kontroll on nende peamine turvastrateega. Ja vastus on, see, mida sa koged rütmis, ei ole enese kaotamine. See on enese leidmine sügavamal kihil kui kontrolliv mõistus. Kui see tundub hirmutav, siis see on täpselt see signaal, millele tasub tähelepanu pöörata. Mitte sellepärast, et midagi oleks valesti, vaid sellepärast, et sinu keha on õppinud, et lõdvestus on ohtlik. Ja see on oluline teave. Kolmas küsimus on see, et miks ei räägi arst sellest? Vastus on keeruline ja aus. Tavameditsiinisüsteem on struktureeritud farmakoloogiliste ja lühiajaliste sekkumiste ümber. Kehapõhised regulatsioonipraktikad on selles süsteemis marginaalsed. Mitte sellepärast, et nad ei tööta, vaid sellepärast, et nad on aeglasemad, vähem patenteeritavad ja nõuavad patsiendilt aktiivset osalemist. Süsteem eelistab passiivseid patsiente ja see on probleem, millest väga harva räägitakse ausalt. Neljas küsimus on see, et kas ärevuse jaoks pole parem kasutada ravimeid. Siinkohal ei ole minu roll anda meditsiinilist nõu. See on küsimus, mida tasub arutada oma arstiga. Kuid üks asi on selge. Ravimid reguleerivad sümptoome, mitte aluseks olevat bioloogilist vagaalset toonust. Zikr töötab erineval tasemel. Need ei ole alternatiivid üksteisele. Need on erinevad sekkumised erinevatel tasanditel. Ja paljud inimesed kasutavad mõlemat, edukalt. Kas on küsimusi, mis sul endal on tekkinud, millele sa pole veel vastust leidnud? Räägime sellest, mida inimesed kogevad, kui nad on praktiseerinud regulaarselt mõne nädala jooksul. Mitte lubadusi, vaid kirjeldusi sellest, mis tegelikult toimub. Esimene asi, mida inimesed sageli märkavad, ei ole see, et ärevus väheneb. See on see, et nad märkavad ärevust varem, enne kui see on muutunud täismahus paanikaks. On olemas hetk, kus keha annab signaali, et aktivatsioon tõuseb. Ja selles hetkes on valikuvõimalus. Mitte alati ja mitte täielikult, kuid rohkem kui varem. See on oluline muutus. Ärevus ei ole enam ainult midagi, mis juhtub sinuga. See muutub osaliselt millekski, mida sa näed toimuvat. See nihe perspektiivis on täpselt see, mida neuroteadlased mõõdavad enesekeskse võrgustiku aktiivsuse muutusena. Teine asi, mida inimesed märkavad, on une muutus. Mitte kõik ja mitte kohe. Kuid paljudel juhtudel, 3. kuni 5. nädalal, algavad uinumine lihtsamaks muutuma. Mitte sellepärast, et nad lõõgastuvad enne magama minekut, vaid sellepärast, et nende keha on hakanud meelde jätama parasümpaatilise seisundi poole tegemise teed. Ja uinumiseks on just see parasümpaatiline seisund vajalik. Kolmas asi,
on raskem kirjeldada. Inimesed ütlevad sageli, et hakkavad asju vähem isiklikult võtma. See ei tähenda, et neid enam ei huvita. See tähendab, et reaktsioonide suurus muutub proportsionaalsemaks. Keegi ütleb midagi kriitika kauget ja esimene kehaline reaktsioon on väiksem. Keegi ei helista tagasi ja esimene tõlgendus ei ole automaatselt kõige halvem võimalik. See on vagaalse toonuse paranemine bioloogilises mõttes, mis ilmneb käitumusliku muutusena. Sufisseide traditsioon nimetas seda seisundit vakaar, mis tähendab rahulikku väärikust. See ei olnud abstraktne ideaal. See oli konkreetne seisund, milleni jõudmine võttis aega ja nõudis praktikat, kuid mida peeti saavutatavaks iga inimese poolt, sõltumata tema taustast. Mitte targem, mitte erilisem, mitte rohkem vaimne, lihtsalt rohkem reguleeritud. Ja reguleeritud inimene on inimene, kellel on rohkem valikuvõimalusi. Mida sina tahaksid, et sinu elus muutuks, kui kehal oleks rohkem juurdepääsu sellele seisundile? Viimane asi, mida tahame käsitleda, on see, miks see kõik on oluline just praegu, selles ajas, milles me elame. Me elame ajal, mil keskmise inimese sensoorne koormus ületab kõik eelmised põlvkonnad. Mitte dramaatiliselt, vaid kumulatiivselt. Uudistelk, teavitused, sotsiaalmeedial põhinev sotsiaalne võrdlus, kättesaadavus, ootus ööpäev ringi, tööelu piiri kadumine, kliimamure, majanduslik ebakindlus. Ükski neist ei ole ülekaalukalt dramaatiline, kuid kõik koos loovad sümpaatilise närvisüsteemi kroonilise madaltaseme aktivatsiooni, mis ei lähtu kunagi täielikult. Keha elab pidevalt kerge häire seisundis, mitte hirmuna, pigem sellise madala pidev mürana, mis väsitab, isegi kui inimene ei suuda täpselt öelda, miks ta on väsinud. Selles kontekstis ei ole meditatsioon luksus ega isikliku arengu projekt. See on bioloogiline vajadus. Kehal on vaja aknaid, kus see saab täielikult alla tulla, taastuda ja parasümpaatilise seisundi poole kalibreeruda. Kuid siin on probleem. Mida rohkem kroonilist stressikoormust inimene kannab, seda vähem töötab tema jaoks klassikaline vaikne meditatsioon. See ei ole tema süü. See on bioloogia. Ja see on täpselt see silmus, millesse paljud inimesed jäävad. Nad vajavad meditatsiooni kõige rohkem just siis, kui see kõige vähem töötab. Tsikr lõhub selle silmuse. See töötab eriti hästi kõrgema stressikoormusega seisundites, sest see ei nõua esmalt regulatsiooni, et siseneda. See on regulatsiooni vahend ise. 900 aastat tagasi loodi see praktika inimestele, kelle elu oli raske ja kelle kehal ei olnud luksust juba rahulikuna istuda. Täna elame paljud meist sarmastes tingimustes, kuigi pinged on teistsugused. Töökiirus asendab sõjaaja hirmud, teavitused asendavad ellujäämise muret. Tulem on sama. Keha krooniline valveseisund, millest tavapärased lõõgastusnõuanded välja ei aita. Sufisseide meistrid andsid tööriista neile, kellel seda kõige rohkem vaja oli. Mitte neile, kes olid juba rahulikud. Nüüd on see tööriist sinu käes. Enne kui lõpetame, on üks asi, mida tahan öelda otse. Sa ei ole katki. Sinu ärevus ei ole tõend millegi puuduva kohta sinus. See on märk sellest, et sinu keha on teinud oma tööd väga hästi. Kaitsnud sind nii hästi, kui see on osanud. Nii kaua, kui see on olnud vajalik. Kaitsemehhanismid ei ole vead. Need on kohanemisvõime ilmingud. Kuid kohanemisvõime tähendab ka seda, et kui keskkond muutub, suudab keha õppida uut viisi toimimiseks. Mitte sellepärast, et ta on vigane, vaid sellepärast, et ta on kohanemisvõimeline. Sufisseide traditsioon ei küsinud oma õpilastelt, et nad oleksid enne tulekut juba täiuslikud. Vastupidi. Šeikhid ütlesid sageli, et kõige parem õpilane on see, kes tuleb kõige rohkem kannatusega.
Sest kannatuses on motivatsioon. Kannatuses on avatus. Kannatuses on valmidus muutuseks, mida mugavus ei anna. Sa oled siin. Sa kuulasid. Sa proovisid. See on piisav algus. Praktika on lihtne. Selle mõju on reaalne. Selle ajalugu on sügav. Ja sinu keha on loodud selle vastu võtma. 7 minuti kaupa, iga päev. Ilma dramatismita. Lase kehal kõikuda. Hinga pikalt välja. Lisa heli. Korda. Kirjuta alla kommentaaridesse üks lausepool. Ma alustan. Kuupäev ja kellaaeg on juba seal automaatselt. See on sinu leping iseendaga. Mitte vabanduse jaoks, kui ei jätka. Kinnituse jaoks, et sa tead, kuhu lähed. Keha teab teed. Sa oled lihtsalt tagasi teel.